kannab sellist pikka nime, näppepillide ja akordioni osakond. Selle alla koonduvadki siis 4 täiesti eriilmelist instrumenti. Meie osakonnas saab õppida erialadena klassikalist kitarri, kannelt, akordioni ja harfi. Ja harfi puhul on siis eripäraks see, et meie koolis on võimalik õppida just nimelt edasi klappidega harfi, mida Eestis sellisel kesktasemel minu teada praegu ei õpetata. Selles mõttes on meie kooli õpe väga palju võimalusi pakkuv, et igaüks, kellel on vähegi aega ja soovi ja tahtmist, saab osaleda väga paljudes erinevates projektides, osa võtta konkurssidest ja meil on ka väga palju erinevaid muusikasündmusi, erinevaid festivale, nii et see võimalus nagu ennast proovile panna või saada proovida ja esineda koos erinevate muusikutega ja mängida erinevates kooslustes, see võimalus on hästi suur. Meie osakonda on õppima oodatud ikka need, kellel on huvi võib-olla arendada oma muusikalisi oskusi ja saada uusi kogemusi, aga ma pean oluliseks seda, et õppida ka muusika kaudu tundma rohkem iseennast ja oma võimeid või ka saada aru sellest, missugune võiks olla nagu edasine muusikutee, et saab proovida lihtsalt hästi palju erinevaid võimalusi ja selles mõttes on kindlasti väga oodatud täiesti nagu erinevate suundade inimesed. Tähtis on see, et oleks soov ja oleks nagu see motivatsioon, siis on hästi palju võimalusi. Kuna meie osakonnas on 4 eriala, siis igale erialale kandideerijale ma väga soovitaksin vaadata meie kooli kodulehelt neid nõudeid, mida iga vastava aine õpetajad on välja kujundanud, millised oleksid nagu need soovitatud või nagu selline soovitatav repertuaar või enam-vähem see raskusaste. Seal on ka nagu näidispalasid palju nimetatud, aga meil on välja kujundatud ka teatud sellised nagu üldised nõuded, mida saab sealt kindlasti igaüks veel eraldi lugeda. Kui tulete sisseastumiseksamile, palun võtke oma noodid kaasa. See on väga oluline, sest et kõigi nende 4 erineva eriala repertuaari me tegelikult võib-olla ei tunne alati ja selle tõttu on see noodimaterjali kaasavõtmine väga oluline. Ja kui on tehtud mingisugune seade, siis selle seade autor peab kindlasti ka olema. Ja erialaeksamil lood tuleb esitada peast, kui tekib nagu küsimusi, ütleme palade raskusastme osas, siis võidakse küsida ka näiteks mingisuguseid tehnilisi elemente, näiteks heliredeli elemente, aga arvesse võetakse ka seda, et missugune on eelnev selle instrumendi õppimise kogemus. Et soovitan veel väga kindlasti vaadata seda kodulehelt, rahulikult läbi lugeda need hindamisjuhised ja need sisseastumise nõuded ja soovitaksin ka ikkagi kontakteeruda õpetajatega. Juba praegu oleks juba võib-olla väga hea aeg. Lihtsalt alati saab nagu abi ja konsultatsiooni, et kas need palad on nagu sobivad, et mida nagu valida mängimiseks ja kõik need muud asjad. Ja siis on meie eksami üks osa on ka motivatsioonivestlus, kus lihtsalt küsime ka inimeste huvide ja tema eelneva kogemuse ja võib-olla nende ootuste kohta ja ka selle võimaluse kohta, et millised näeb inimene oma võib-olla ajaplaneeringut ja seda võimalust harjutamiseks. Aga julgustan kõiki võtma kontakti ja tulema julgesti.